No tere jälle siis. Jätkame õigemini Ninjaga siis. Ma olen siin veits haige ka, et ma ei tea, kaua ma täna teha vitsin. Aga mingid töid me ikka teeme täna natukene kas või. Alustame sellest, et mul on siin ju nimekiri. Tulge minuga kaasa ja tõmbame natukene asju ka maha siit, mis meil siin tehtud sai. Eelmine kord täitsa unustasime ära ju. Nii, mis meil tehtud on? Õhufilter sai tehtud, küünlad said tehtud, siis esiamortide hooldus, noh, natukene sai tehtud. Selles mõttes, et siin nad on. Alustasime. Nüüd on vaja ühte amorti saada. Lenksulaagrid. Paneme ka niimoodi, jätame seal jah veel maha kriipsutamata, sest et lõppu see kinnikeeramine ikkagi on ratta küljes, kui ratas all on. Või jah, esiots koos on, et siis saame täitsa kinni panna, et lenks käiks normaalselt. Siis siit ei saanud rohkem midagi. Elektriprobleemid. Ma kirjutasin siia ühe juurde. Signa eemaldamine. Selle sai tehtud. Hunnik juhtmeid tuli ära. Ja esitulevirn tehtud. Ja siis ongi mõned asjad siin veel. Tegelikult rohkem ei saanudki midagi teha. Jube palju nagu oleks teha, aga no, õlifilter on niisugused kergemad asjad, jahutusvedelik, pidurivedelik, need on jälle kerged asjad, et jah, vaatame jooksval, mis siin tehtud vaikselt saab. Aga jätkame praegu tagaotsaga. Ma võtangi nüüd tagaratta alt ja siis eest ketikoja maha saab seda puhastada, siis äkki seda uurida, kuidas see kinnitamas ei peaks, et ta niimoodi ligadi-logadi poleks. Mis veel? No vaata, mis siin taga otsas teha on vaja, et võtan lihtsalt praegu esimesena ratta alt ja vaikselt liigume asjadega. My head in my hands, listen up, says my teacher. In front of the class, he says if you're not a believer, I've reviews, that's on you. Better shape up and pay your dues. I've reviews, that's on you. I'll be on a flight soon to the end. I sing you. Gotta know all this propaganda. How do you do? Better get it with my own medicine for you. Never gonna make them think I'll stand there. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And I don't know that lose. Don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And I don't know that lose. Don't mind if I do. Lampi lihtsalt lõi elektriga korra välja, kaitsme välja, täiesti lampi. Aga sai selle kätte. No seda ei ole väga ammu puhastatud. Siin on ikka päris korralik kiht. Siin ka igal pool. Ma puhastan ära selle, ega ma seda küll filmima hakka, sest et mida filmin seda. Ma näitan, kui see puhas on. Ja siis on ilus ja hea, mõlemalt poolt puhtaks. Proovib siit igalt poolt kettide vahelt või siit keti vahelt ja asjade vahel ka saada siit ja siin möksi sees seal. Vot, aga hakkan puhastama. Nii, jõudsingi siin praegu ainult selle ära puhastada. No, päris hea sai ikka võrreldes sellega, mis ta ennem oli. Siin oli siuke see ka veel küljes, käib siia sisse. Võtsin selle küljest, puhastasin selle ära igalt poolt. Sai siit tagant puhtaks tehtud, et no, väga hea minu meelest, no enam paremaks. No saab paremaks, aga nii on super, et võib-olla isegi liiga puhtaks sai. Kas just on niisugust asja nagu liiga puhas kunagi olemas, aga see on hea.
ja ega rohkem siin ei teegi. Mis meil siin on? Mis meil välja tuli? Üks katkine kaitse ka oli vist ära kadunud või ära visatud ja siia ta jõudis ketikoja juurde. Vot, aga praeguseks nii jääbki. Mul jõudis amort ka kohale, esiamort. Ma lähen nüüd kihutan sellele järgi ja saabki siis hakata esiotsa tegema. Et nüüd on juba siin päris laiali see ratas. Aga vähelt saab siis nüüd vahepeal siin esiotsa kokku panna. Ja vot nii, aga jah, jätkame siis, kui amort on käes. Meil on olemas amort, vana amort, uus amort. Väidetavalt oli küll 99 aasta ratta pealt, aga tuleb välja, et on 2000 kuni 2002 aasta rattal on siis on lühem see. No miks nii tume pilt? Igatahes jah, näha on, et see on pikem, see sisemine toru on siis lühem, mida mul just vaja on. Nii et jah, muidu kinnitused asjad peaaegu on samad. Alla on näha, et see on palju kitsam, see on palju laiem, et erinevused on siin ikkagi, aga niimoodi pildi pealt ütleks ju ära, et sama amort. Aga pole midagi, saadame tagasi ja eks siis peab õige võtma, et seda pakuti mulle nüüd Eestist. Võib-olla ikkagi peab vist välismaalt tellima, sest Eestis väga ei lammutata neid. Vot nii, et jah, midagi teha ei ole. Teen siis siin natuke edasi. Täna puhastan selle siit ära kõik ja vaatame edasi, äkki seda vaatame või küll siin midagi teha on, küll me leiame tööd. Ja tegin ka siit nüüd ära, siit sai päris korralikult puhtamaks. Ideaalseks ei saanud, aga räigelt tuli siit seda välja. Siin oli ennem ju hull kogus mustust. Siin on kõik see siis, see oli ikka rämedalt seda ikka väga räigelt ja nüüd on tunduvalt parem, et ma panengi siit selle kokku ära ja äkki ma hakkangi vaatama siis, mis sellega toimub. Et mulle tundub, et miskit on siia vastu ka käinud. Siin on siuke väike jutt. Selle ma tõmbasin ise selle markeriga, et enam-vähem asukoht saada, kuigi ma panin pärast ka siia jutid peale, et läheks samast asendist nagu ta oli. Aga vaatame jah, mis sellega nüüd teha annab. Et ta heaks saaks see siuke lödi oleks siin. Võib-olla on see vaja mingit seibe vahele panna, et oleks ilusti hoiaks end paigas. Aga ma ei tea, tundub kuidagi kahtlane, üks suur seip siin on. No vaatab, ma seda filmima ei hakka, ma pärast, kui korras on, siis vaatame üle, siis ma näitan, mis sai. Praegu ajutiselt sain ta siia külge, testisin, panin siia 2 seibi vahele, peab ühe korraliku muretsema siia. Ja aga nüüd on ta, siuke väike lõtk neil on alati, et ta peab siin vabalt liikuma. Aga praegu liigub üles alla ja enam ei ole niimoodi, et pool meetrit ühele poole, pool meetrit teise poole. Nüüd on täitsa hea, et siia siis selle mõtlen uuesti maha ja lähen otsin poes siis kas paremad seibid, praegu on vaskseibid üldsegi, et vaatan mingid metallseibis ja vahele 1 või 2 ja siis on sellega hea. Võtsin siis selle siduri selle lahti siin, põhimõtteliselt see käibki siis siia vahele, ma mäleta kummat pidi, vahet ei ole, nii pidi vist läks ja siis siin ei olnudki, siin peaks ma arvan olema mingid tihendi või neid, mingi seib vahel või midagi, ma ei kujuta ette, aga nii ma selle lahendan praegu igatahes. Ja siis vaatasin siin, panin aku peale korra, kuna nimekirjas on pidurituli, ei põle, tagapidurituli on siis seal mõeldud. Aga panin aku peale, et hakata uurima, mis teema on. Ühendasin pistiku ära, mis oli lahti millegi pärast. Ja nüüd, kui ma vajutan siin tagapidurit, siis täitsa töötab. Et miks see lahti oli, seda ma ei tea. Ja siin on jah, mingid suunatuled on ka veel, nendega on siin teema, et neid peab hakkama uurima. Mis nendest üldse saab, sest et see roheline juhe läheb, punased juhtmed lähevad suunatuledesse. Mõlemasse läheb 1
ja see läheb siia tagatulele. Et kuidagi oli niimoodi, et need läksid ka punaselt põlema, ehk siis need töötavad ka piduritulena mõlemad. Aga praegu ma ei saa seda, kui ma pidurit vajutan, siis... Et siuksed uhked asjad. No teine ei tööta loomulikult. Aga üks töötab. Vaat niuke süsteem on siin. Ma ei tea, mis nende suunatuledega saab, kas siin on mingid märgid peale, et üldse e-märgised asjad, võib-olla neid peab üldse uued tellima. Peab uurima, et kas no see ujub siin veest ju. Korralikult vett täis. Aga jah, ma arvan, et võib-olla tellib siia originaalid kasutatud või siis leedid ette ja taha. Seda vaatame, mõtleme. Nüüd on jälle natuke aega mööda läinud. Vaatame, mis ma siin saanud olen siis vahepeal. Et mõned asjad olen tellinud, mõned on veel tulemas. Aga vaatame asjad üle siis. Põhimõtteliselt uus ref, Michelin, mis see on? Pilot Road 4, läheb taha uus ref. Siis sain siia seibi. See on võib-olla natukene väiksemaks vaja teha siin. Et noh, ta võiks umbes nii suur olla siukses mõõdus, et muidu jääb äkki liiga välja siit. Ei ole äkki ilus, peab seda vaatama. Siis ma ei mäleta, kas ma tagarattalaagreid olen näidanud. Need ma vahetan ise ära, laagrid siin, ja siis viin ratta ise, viin refi vahetusse kuskile mujale. Tehakse ära ja ongi hea, et ma ise ei hakka vahetama. Ma tean, et saab vahetada ka ise ja tasakaalustada. Selle jaoks on mõndasid tööriistasid vaja niimoodi, et ei ole elektrilised, et saab põhimõtteliselt mingite asjadega. Ma olen vaadanud, aga ma ei hakka sellel tegema. Pigem tehakse vist neid krossikatel. Aga saab ka siukest valuvelge teha. Seda ma võib-olla proovin kunagi enda mingi ratta peal, kui ma raatsin raha raisata igast asjade peale. Ja siis keevitsin selle ära, tegin siis uue kõrva, põhimõtteliselt siin polki kõrva enam, siit oli see ära murdnud kuskilt. Siis ma tegin ta enam-vähem samasuguse kõrva siia. Et noh, käib küll. Kuigi ta on roostevaba, siis noh, see enam roostevaba siin ei ole. Siin ma tegin lihtsalt mustast metallist. Oleks võinud kuskile viia, kus tehakse roostevabast või mida iganes, aga ei hakka siia raha raiskama see üks asja peale, et tegin ise ära, tuleb odavam. Ja siis ma võtsin ka keemilist metalli tellisin, et ma mõtlen äkki paagile seal siis teha mingi sinna sellele, mis ta nimi ongi nüüd, sellele kütusekraanile kinnitus ise või see, millega keerata seda lahti ja kinni, sest et kütusekraan töötab ja kõik on korras, lihtsalt ongi see ära murdnud siit. See on puudu. Siit ei saa keerata. Äkki ma saan keemilise metalliga midagi teha. Ja kui ei saa, siis ma ei kujuta ette, mida siia teha, sest ma ei näe mõtet tellida siia uut, kui tegelikult on see täiesti korras asi. Lihtsalt seda tükki on vaja, aga seda eraldi varuosa programmi anna, terve selle kraani annab mõtet tellida. Et mõtleb siis, kui sellest asja ei saa. Vot, aga praegu alustamegi, teeme rattalaagri ära ja siis vaatame edasi. Tegelikult on ka amortid ja istekohal amort õigemini. Aga Hollandist jõudis nüüd. DHL SMS tuli, et kohal on. Ma läksin koha peale, pakiautomaati. Ja siis seal ma ei lugenud sõnumit läbi, all on kirjas, et kui on pakiautomaadis, siis oota PIN-kood ära. Tuleb PIN-kood ka ja saab asja kätte. Ma arvan, et see ei mahtunud üldse äragi. SMS-i oli kirjastasin kohal, nüüd oota PIN-koodi. Aga mida ei ole PIN-koodi? See on mingi, ma ei tea, see on ikka 4-5-6 tundi möödas juba sellest sõnumist. Ma arvan, et see ei mahtunud ära pakiautomaati, sest see amort on ikka suht pikk ja kui ma tahtsin eelmine kord neid amorte, mis mulle saadeti tagasi saata, siis need lühikesed, või see lühike ka ei mahtunud pakiautomaati ära. Ja läks karguga, tuli kargu, läks karguga. Vot, nii et ma arvan, et eks homme äkki saan siis DHL-is selle kätte. Aga täna saab siis mitte midagi siin pool tehtud. Rattalaagri vahetatud ja ratta töösse viidud. Ja siis põhimõtteliselt, kui ratta kätte saab, siis ju võiks juba tagaotsa enam-vähem kokku loduda, ratta alla panna ja siis teeme esiotsa ära. Vot nii, hakkan pihta siis rattaga. Väga pikk jutt, aga teeme tööd.
piece of amber. Give me a breath like the fire you'll soon remember. Ooh. I'll be on the fleeting till the end. I'm singing. Ooh. Drowning out all this propaganda. How do you do? For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. Hand like John, I let loose. Don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. Hand like John, I let loose. Don't mind if I do. Ja ongi rattalaagrid ahetatud, et siin uus, siin selle küljes on veel laageritihend, et täitsa uus siin ka küljes. Põhimõtteliselt seda ma unustasin filmima panna või ma omast arust panin filmima, kui ma seda välja lõin. Aga siin ei ole midagi, et siin siuke tift natuke seda äärt on näha ka siit, et valguse käes äkki igatahes siin on siuke toru. Toru on sees, mis jookseb siit ülevalt alla vastu teist seda laagrit ja siis seda toru peab natuke liigutama ja siis teiselt poolt saab lüüa selle laagri välja vaikselt edasi-tagasi toru liigutada. Nii kaua, kui ta lõdvalt siin liigub, siis on juba kerge see välja saada. Ja siis pärast teistpidi pöörata, teiselt pool on siin on siis tihend ja tihendi taga on siis stopper eest ja siis saab laagri välja lüüa. Ja jah, nii kerge ongi, ma andsin kuuma ka, siis tulid kergemalt need välja. Otseselt ei pea andma, aga noh, parem on, kergemini saab kätte, samamoodi läks sisse ka kergemalt. Algul lõin siia panin laagriga, täitsa lõin sisse, aga siis ma ei saanud seda laagrit enam kätte, et ma pidin natukene uuesti välja lööma kõike seda. Ossa, poiss, siin see kukub ümber ja anneta nii ligidal on. Vot, aga need on tehtud nüüd. Põhimõtteliselt nüüd saab ratta siis viia rehvivahetusse, rehv ootab siin ja siis võiks nüüd esiamordid jõuda. Saaks sellega tegeleda. No rehv vahetatakse ka, ma arvan, võin sinna koha peale äkki saab mingi paari tunniga tehtud. Täna enam ei jõua, homme peab viima. Täna on tööpäev läbi. Ja siis ei olegi rohkem midagi, siis on ju ainult põhimõtteliselt kokkuladumise asi, vaev. Ja siis on ilus ja hea. Siis saab edasi teha. Vot! Vanad laagrid, nagu ikka, jätame alles ja pärast viskame kõik korraga ära. Või ma ei tea, mis nendega teeb. Odi, aga jah, teeme siis edasi, kui nüüd viimased jupid kätte saab. Voh, mis meil siin on? Väike kastike. Kastist tuli meil uus amort, see on uus amort. Siin kood täpselt sama seekord. Pikkus, kõik on sama. Nii et siia läheb uus toru. Sisemine toru ja selle teeme ära, siis saab ju esi otsa kokku hakata laduma. Siis meil tuli veel asju, uus iste. No, ta ei ole uus, ta on kasutatud iste, aga noh, teine vana iste, see on ikka katki ja korralikult kulunud. See on ikka päris ilusas korras. Ja siis, mis veel? Ilus uus rehv on peal. Alati on ikka ilus, et uut rehvi vaadata mõnus. Ja ega rohkem ei olegi. Ma puhastasin siin neid asju vahepeal, selle puhastin ära ja siis on mul juba valmis stopper, ma ei tea, mis see siis on, klamber või stopper, mis kirjas on. No, saksi sokkajatele, no, et jah, selle paneme ka uue, sest praegu oli siuke, aga see ei käi sinna, paneme sellise, see läheb siis siia otsa, mutri stopperiks. Et siit vahest painutame läbi ja siis on see ka hea. Põhimõtteliselt võiks olla praegu ju hea. Et tundub, et nüüd on ainult see, et jupid külge, paneme kõik asjad kokku ära. Siis vaatame natuke veel elektrit, paneme piduriklotsid uued külge ja mis veel, õli on vaja välja lasta. Selle teeme siis, kui
mootor on soe, aga ka sidurikaane tihendava ära vahetada. Jah, mingid töid on, aga põhimõtteliselt võiks olla nüüd nii, et enam juppe juurde ei telli. Ma loodan, et ei telli. Ma loodan, ma nüüd ära ei sõnud seda, aga tundub, et praegu ongi see, et paneme kokku ära mõned väiksed pisitööd ja siis on hea. Mingi hetk võiks vaadata selle ka siin üle, mis siin veel teha on vaja. Me ei ole maha tõmmanud siin asju, teeme seda osa lõpus ja siis on hästi. Vot nii, praegu ma ei tea, millest ma alustan. Mul on uks lahti, sest õues on soem kui toas. Nii et las see soe õhk õuest tuleb tuppa. Soendab meil tuba ka natukene. Ja jah, teeme siis nii, et alustan mingist asjast. Teeme laua puhtaks asjadest ja siis äkki ma hakkangi tagant otsast pihta, panen tagant kõik kokku jälle, sest et siis ma saan hakata amortidega jamama, siis on mökerdama õliga ja jah, hakkame taga otsaga pihta. Nii, ratas all, kett küljes. Hakkan nüüd siin vahetama piduriklotse. Piduriklotsid võtsin juba siit ära. Huvitava süsteemiga on siin siuke tift läheb siit läbi ja siis siit sees poolt peab pärast panema siukse stopperi ka. Ja siis tagumine ketas või klots on siin küljes niimoodi kinni. Klotsid ise on päris korralikult ära lastud. Põhimõtteliselt see on rauda lastud normaalselt, et noh, siuke ta võiks olla, siuke ta on ja noh, teine on veel järgi, aga lähevad uued klotsid. No põhimõtteliselt kettal on ka ikkagi sooned sees, et tagapool, et ma ei tea, vaatab, mis teeb sellega. Praegu panen ta kokku ära, eks saab kliendile öelda, et siuke on, et noh, eks ta ka sõita saab. Aga siis lihtsalt kettad, klotsid lähevad kiiremini tagant. Aga jah, vaatame praegu edasi, et ma panen need külge, seda ma ei filmi, kuidas need lähevad, sest noh, mis ma siin ikka filmin. Siin samamoodi läheb siia külge asjad tagasi, see kinnitub siia ja on ka olemas tagaratas koos. Siis ma panin siia ka veel kirja selle, et ma ei unustaks pärast keti pingutamine, see läheb maas. Sest ma arvan, et ta on külje jala peal, peab kontrollima, et pingutad ketti ära enam-vähem. Lükkad külje jala peale ja siis mõõdad seda vaba käiku, et palju seal, noh, palju ta liigub niimoodi ülemisest otsast alla, et ma pean vaatama, kuidas manuaalis see kirjas on, kuidas seda keti pingsust peab panema paika. Seal on vahemik ka siis tavaliselt, et palju see peab olema. See liikumine üle alt alla siis, et need saab, selle teeb viimasena siis, kui juba ratas lööb pukist maha. Jah, ja rohkem ülegi teeb selle ära ja jätkab, ma ei tea millega, eks me vaatame, millega me jätkame. Sai amort ka nüüd lõpuks tehtud. Uuel amordil on siin täkkeid on peal. Ma lasin 800 liivapaberiga üle selle, aga õnneks tööpinnal siin, no tööpind peaks olema umbes nii palju, siin on kuskil umbes, et siin on ka mõned need täkked, aga ma tõmbasin need liivapaberiga nii puhtaks kui sai või noh, need teravad ääred maha, et siin nüüd on siuke sile pind, et kuskile taha midagi kinni ei jää, selles mõttes on hea. Siis siin on vanad need, väga hästi see välja ei tulnud.
sest et no ma panen pildi ka siia veel juurde, see oli päris roostes ja kole seal, aga jah, lõpuks tuli, ega see sisemine toru väga liikuda ka ei tahtnud, et natuke raske oli seda välja tõmmata, panin kruustangide vahel, lõpuks tuli. Siis tõmbasin veel keti puhtaks, selitasin ära, kett on ka ilus, hea vaadata kohe, kui asjad puhtad on, et see on vaja pingutada veel ja vaatame üle ka mis meil siin, kus mu pastakas siin, mis me siin teinud oleme. Alustame siit siis. Tagumine rehvi vahetus. Tehtud. Esiamorti toolus. Lõpuks saab maha tõmmata. Veoketi puhastus, õlituskontroll. Tehtud. Summuti kinnitus. Tehtud. Kollektori tihendid ei ole. Elektriprobleemid. Piduri tuli, oli lihtsalt pistik lahti. Tehtud. Siis lisasin siia juurde esiamordid regullida samaks. Jäikus ja mis seal kõik on. Et need ma panen siis, kui küljes on, siis keti pingutamine, et see meelest ei läheks. Kütusekraanile hoob teha, selle panin siia veel. Istmevahetus pole tehtud, iste on olemas. Siduriga tihend pole, käiguvahetuse kinnitus. No põhimõtteliselt tehtud, seda ei pane, siis kui külge läheb, siis paneme kirja. Esimesed piduriklotsid ei, tagumised tehtud. Esitule kinnitus ei ole veel tehtud. Seal ei ole midagi teha ka, vaatasin, sinna lihtsalt on stopperit panna pärast. Seda vaatame siis. Aga nii ongi. Põhimõtteliselt, ma arvan, lõpetame ära ka siin selle osa. Et tehtud küll, päris palju isegi. Et nüüd ongi järgmine osa, laome esiotsa kokku ja ma ei tea, loodetavasti isegi võiks ju enamus asjad tehtud saada järgmine kord, et jah, saaks selle äkki ära lõpetada ja siis hakata järgmisi töid tegema, et mul on siin ju rattaid küll, mida teha. Nad seal kõik ootavad mind, aga jah, praegu lõpetame ära, järgmine kord jätkame, vaatame kaugele jõuame ja nii ongi, vot, davai, tšau!